Tere, eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni Kristofovitš arutame, mida huvitavat toimus eelmisel nädalal poliitikas ja sotsiaalses elus. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja täna on meil viimane podcast selles hooajas. Läheme siis puhkusele, tuleme tagasi loodetavasti augustikuus juba. Ja tahaks seekord rääkida sellest, mida head oli tehtud Reformierakonna poolt. Ja näiteks sel nädalal on läbinud esimesed lugemised 2 väga olulist eelnõu. Esiteks, üks on seotud võitlusega finantspettuste vastu ja teine puudutab teist pensioni sammast. Ja tead, minu jaoks kõige huvitavam oli see, et saalis oli hästi vähe inimesi mõlema eelnõu puhul, vaatamata sellele, et sisuliselt nad mõjutavad väga paljusid. Sellepärast finantspettused ohustavad kõiki, olenemata emakeelest, nii eestlasi kui ka venelasi, sellepärast kelmid ja petturid räägivad juba alates eelmisest aastast laitmatus eesti keeles ja tegelikult neid, kes on lahkunud teisest pensionisambast, on ka päris palju. Ja nad tahavad praegu tagasi tulla. Räägime siis esiteks teisest pensionisambast ja sellest, et tegelikult selline otsus võimaldada inimestele võtta välja raha teisest pensionisambast oli väga vale ja kahjulik nii inimeste jaoks kui ka kogu majanduse jaoks. Mis sina sellest arvad? Ma arvan, et tuleviku mõttes on kindlasti väga kahjulik otsus, sellepärast, et need kogutud vahendid selles teises pensionisambas ei ole kindlasti mõeldud selleks, et nendega lapata mingisuguseid väikeseid finantskriise, igaühel ilmselt või enamikul inimestel ikkagi enne pensioni minekut võivad juhtuda ja kindlasti mitte selleks, et uut ägedat telekat osta või uut autot. See on mõeldud ikkagi siis selleks, et tagada toimetulek ka pensioni eas ja et see elukvaliteet oleks vähemalt sama kõrge, nagu inimesel oli siis, kui ta oli töövõimeline. Et mitte keegi meist ei ole võimeline siis, kui me oleme 70 või isegi vanemad, siis sama aktiivselt töötada nagu siis, kui me oleme 40 näiteks ja sellele tuleb mõelda. Ja see, et kindlasti ainult siis noored, ainult lapsed, kes sünnivad või siis kes Eesti Vabariiki tulevad elama, siis ei suuda meile läbi oma sotsiaalmaksu siis sellist paradiiselu kindlustada, et me peame ka meie investeerima. Ja see, et riik ikkagi kogub seda raha ja võimaldab inimestel natuke rohkem investeerida ja siis omalt poolt annab täiendava panuse selles, et see on väga hea mehhanism, aga kui seda raha lihtsalt laristatakse, siis see on ohtlik lihtsalt meie finantskindluse seisukohal. No vaata, et tegelikult Eesti inimestel teist võimalust justkui üldse ei jää, sellepärast kui me vaatame meie siis demograafilist seisu ja näeme, et üha vähem lapsi ja tulevaseid siis töötajaid sünnib Eestisse, siis iga mõistlik inimene keskeas, noormas eas peab endale selgeks tegema, et kui ta
ta ise ei hoolitse selle eest, et tal oleks normaalne korralik pensioon, siis ei tasu oodata, et riik sulle siis midagi siis võlgu ja peab sind toetama nii, et sina ei tunneks, et pensioniiga on käes. Ja ma arvan, et inimesed on saanud targemaks, sellepärast see tootluse info, ma mõtlen neid pensionifonde, see tootluse info on täiesti kättesaadav ja isegi ilma kalkulaatorita sina saad näha, et kui sa panustad nii palju ja tootlus on nii suur, näiteks 7% aastas ja no see on parimal juhul ja kui näiteks inflatsioon siin peaks ka arvestama, et tegelikult see lõppnumber kujuneb päris soliidseks sinu pensionieaks ja kui me arvestame sellega, et see kogumine kestab, ma ei tea, 30, vähemalt 20 aastat, siis suure tõenäosusega, kui sa oled pensionieas, siis sul on korralik pension. Ja tead, mina suhtlen päris palju erinevate inimestega. Üks pool on täiesti mõistlik, ütleb otseselt jah, meil on esimene mõistagi kõigil, teine ja kolmas pensioni sambad olema, sellepärast me mõistame, et ilma nendeta kuidagi hakkama ei saa, aga teine pool räägib, oi, ma sellesse ei usu, milleks ma sinna panustan, mina pigem mõtlen selle peale, et minu lapsed mind toetavad, kui ma olen vana, aga samas kas sa oled nii kindel, et sinu lapsed on võimelised end toetada ja sind toetada? See on kuidagi väga infantilne positsioon. Ja samas need samad inimesed ei räägi sellest, et ma ise investeerin, et mul on näiteks kinnisvara ja veel midagi. Ja tegelikult ma üldse ei mõista neid inimesi, mille peale nad üldse mõtlevad. Et millest kujuneb nende see pensionisumma? See psühholoogiliselt on hästi arusaadav, et inimesed lihtsalt elavad nii, nagu homset ei tuleks. Et homme lihtsalt ei ole, et elame täna praegu tarbime, kes rohkem tarbib, see võidab, on ju. Aga siis see, mis juhtub homme, mõtleme homme. Aga kui homme sul ei ole vahendeid, et siis on väga raske. Eriti kui ei ole ka tervist või tervis ei ole nii tugev ja siis ei ole nii palju jõudu selleks, et raha iseseisvalt teenida, siis on olukord päris nukker. Tegelikult, kui vaadata statistikat, siis inimesed, kellel on kõrge haridustase ja head sissetulekud, et nemad ikkagi investeerivad nii teisse kui ka kolmandasse pensionisambasse ja siis sul ei pea olema, ma ei tea, palk 10 000 eurot kindlasti selleks, et sellest ka kasu lõigata. Kui Jürgen Ligi ütles, kui sul on üldse mingisugune palk, siis sina saad panustada midagi. Just, mina olen Jürgeniga nagu alati nõus ja siis tavaline matemaatika, eks ole, et isegi kui 2% siis panna selle teisse pensionisamba, siis riik omalt poolt annab veel 4. Aga meie saame ju panna mitte ainult 2, aga kuni 6 ja see on tulumaksu vaba. See summa, ma selle 20%-ga näidake mulle mingit fondi, mis annab tootlus 20%. No ei ole ju sellist. Et see on tegelikult väga hea võimalus ja seal ei ole piiri, et mida suurem sinu palk, seda suurem on sul võimalus sinna investeerida. Kolmanda pensionisambaga natuke on asjad keerulisemad, sellepärast, et seal kuni 15% on võimalik siis
oma sissetulekust sinna panna ja siis see ülemmäär on aastas 6000 eurot, et kuni 500 eurot kuus on võimalik. Ma isegi ei teadnud, et seal on piirid. Ma teadsin, et maksimaalselt sa saad panustada 6000 aastas, siis sel juhul see tulumaks sulle tagastatakse. Jah, et loomulikult sa saad nagu rohkem panna, aga siis see tulumaksuvaba enam ei ole. Aga see on jällegi väga hea võimalus. Ja ma ütlen kohe välja sellise isikliku saladuse, et mul on nii teine pensionisammas 6% kui ka siis kolmas pensionisammas nagu täies summas, et ma hea meelega mul absoluutselt sama süsteem, sellepärast ma ikkagi mõtlen oma pensionile. Ja nii kaua, kui ma saan midagi panustada, kindlasti ma panustan sinna. Ja see tähendab seda, et kuni 21%, eks ole, meie sisetulekutest, võib-olla natuke vähem juhul, kui need piirsummad siis on väiksemad kui sisetulekut, aga kuni 21% siis pannakse meie säästudesse. Ja need säästud on olulised esiteks meie pensioni jaoks ja siis, et me peame me loodame kõik, et me saame seda just selles vanuses. Aga juhul, kui midagi drastilist juhtub, et kui seda raha on näiteks ravikulude katteks vaja või siis nagu mingiteks muudeks väga olulisteks väljaminekuteks, et siis seda on võimalik sealt võtta. Loomulikult tuleb maksta tulumaksu, aga ikkagi see raha on meil olemas. Et tegelikult, et selline finantspuhver on kõikidel nagu võiks ju olla ja arvestades, et riik maksab ju peale, siis seda mitte kasutada oleks lihtsalt rumal. Ma tahtsin ka öelda, et selline pensionisüsteem, mida me praegu natuke muudame selle seaduseelnõuga, muutub paindlikumaks. Ja näiteks, kui sul on kogutud raha teises pensionisambas ja sa vajad kindlasti raha, ma ei tea, raaviks. Tõepoolest erinevad situatsioonid elus võivad juhtuda, siis sa ei pea enam väljuda sellest täielikult. Sa saad võtta teatud summa ja lihtsalt see kogumine jätkub. Aga jälle, seda on võimalik teha ainult üks kord lubatud. Sellepärast 2 või 3 korda ei ole võimalik seda teha ja seletatakse seda sellega, et kui sa pidevalt võtad välja raha sellest kogumisest, ei tule välja ju midagi, sellepärast ikkagi kõige parem, kui see on siuke püsivad maksed ja siis sel juhul sa saad arvestada sellega, et pensioni eaks sul on korralik summa. Ja tead, mis mind veel paneb muretsema ja mina loodan, et selline seaduseelnõu, kui see on vastu võetud, aitab sellest hoituda, et see teine valitsus, me ei tea, mis valitsus see tuleb natuke aasta pärast, ei saaks jälle lammutada sellist pensionisüsteemi ja selle seaduse sisse me üritame siis kodeerida sellise sätte, et see teine valitsus ei saa kohe midagi muuta, et inimestel ikkagi oleks selline kindlustunne, et nende siis pensionisäästudega mitte midagi ei juhtu. Aga loodetavasti, et järgmine valitsus on sama mõistlik nagu praegune. Et see demokraatia põhimõte tähendab seda, et need, kes võimul on, et nemad võivad ka otsustada, aga ma arvan, et me Eestis tegelikult vajame sellist erakonna ülest kokkulepped, et me ei mängi väga pensionidega, sellepärast, et selline mäng on hästi ohtlik. Ja sellepärast lõppkokkuvõttes inimesed ei usalda süsteemi ja räägivad, milleks ma panustan, kui midagi siis muutub jälle. Ja esiteks see ja teiseks on need samad, need on pensionivahendid, et see on viimane, millega üldse mängida. Et isegi need sotsiaaltoetused ja nii edasi, et ka nende asi või tähendab, et see asi võiks olla natuke stabiilsem ja siis kõik, mis puudutab maksusüsteemi näiteks. Aga ma loomulikult, et elu annab oma korrektiive ja siis
igasugused muutused võivad olla ka vältimatud erinevate situatsioonides, aga mis puudutab seda pensioniraha ja meie tuleviku stabiilsust, et juhul kui ühel hetkel meil seal raha pole, et siis meil sisuliselt on ju kaks valikut ja mõlemad on halvad. Esimene on, et me külmutame pensionisüsteemi, meil on ka igasuguseid arvamusliidreid, kes ka seda pakuvad, aga see ei ole, seda me võime kinnitada, et see ei ole Reformierakonna tee. Ja teine variant, et me peame avama piirid lihtsalt, et siis tuleksid need uued töötajad, kes hakkavadki sotsiaalmaksu maksma selleks, et meie pensionärid saaksid raha. Ja me saame veel laenata, aga me oleme ennast juba lõhki laenanud. Ma arvan ka, et aitab küll laenamisest. See lagi on juba ka käes. Nii, aga ühesõnaga varsti võtame vastu seaduse, mille kohaselt saab taas liituda teise pensionisambaga 5 aasta pärast peale seda, kui inimene on lahkunud. Tuletan meelde, et varem selline tähtaeg oli siis 10 aastat. Nii, aga räägime veel kiiresti veel ühest seaduseelnõust. Tegemist on finantspettuste võitlemisega ja minu jaoks on väga oluline eelnõu, sellepärast mina tegelen selle teemaga umbes pool aastat ja lõpuks ometi Rahandusministeerium on valmistanud ette seaduseelnõu, mis näeb ette, et pankad võivad vahetada info teiste pankadega, politsei ja riigi infoametiga, RIA-ga ja makseteenuse osutajatega selleks, et oleks võimalik kiiresti tuvastada, kas tegemist on mingisuguse pettusega ja siis nad kahtlase toiminguga ja samas nad saavad panna pausile mingi siis makse tegemise või siis üldse sellest keelduda. Ja minu arust see tõepoolest annab pankadele rohkem võimalusi võidelda nende pettustega. Sellepärast see on natuke lohutuseks inimesele, isegi siis, kui inimene sisetab PIN 2 panka seisukohast, see veel ei tähenda, et see tehing on täiesti kinnitatud ja teostatav, sellepärast peale seda, kui PIN 2 on sisetatud, pank peab teostama oma järelevalvet. Ja mina tõepoolest loodan väga, et pankad tihemini, sagedamini hakkavad kontrollima neid makseid. Mina olen ka sellega täiesti nõus, sellepärast, et ma arvan, et meie finantsasutuste vastutus selles valdkonnas peab olema suurem. Ma olen täiesti nõus sellega, et me peame ilmselt rohkem maksma teenustasusid, sellepärast, et igasugune selline täiendav kontroll maksab midagi. Kusagil peavad olema uued süsteemid, uued inimesed, täiendavad ressursid selleks kõigeks, aga arvestades, et kui ulatuslik on kogu see pettuskeemide siis levik praegu, et ma arvan, et meil ei ole teist väljapääsu. Ma ise arvan, jah, loomulikult on inimesed päris palju teevad vigu ka nagu siis igasugustes kahtlastes platvormites siis tehes mingisuguseid tehinguid või siis liiga palju usaldades kahtlaseid inimesi ja nii edasi. Aga näiteks mind on väga optimistlikuks muutunud see meie kohtupraktika muutus, et näiteks kõik need kiirlaenufirmad ja nii edasi, et vastutavad ka selle eest, et nad liiga kergekäeliselt annavad
siis laene inimestele, keda nad ei ole üldse isegi kunagi näinud. Ja tead, et kahjuks see eelnõu veel ei puuduta neid kiirlaenufirmasid, et tegelikult mina esitasin see küsimus õiguskomisjoni istungil ja Rahandusministeeriumi inimesed pidid tunnistama, et sellega ikkagi minnakse edasi, sellepärast, et on vaja neid ka kaasata sellesse protsessi, et nemad saaksid vabamalt jagada info, aga jälle üks küsimus, et kui palju isiklikku info võib jagada, sellepärast mõistagi inimesed ka ei ole eriti õnnelikud selle üle, et finantsinfo nende kohta jagatakse teiste pankatesse ja krediitasutustesse. Aga lohutuseks on see, et kui kõik on korras, kui kontrollitud ega ei tuvastatud mingisugust pettust, siis see jagatud info kustutakse, et see ei pea säilima kuskil. Jah, ja siis me kindlasti saame öelda, et see on ainult üks samm nagu sellest väga pikast veel meid ootavast, eks ole, protsessist, sellepärast, et see mäng ei ole veel läbi. Et siin peame väga palju pingutama ja ma rääkisin sellest, et kohtupraktika on viimasel ajal natuke karmimaks muutunud selle järelevalve, pankade järelevalve ja finantsasutuste ja krediidiasutuste järelevalve osas. Aga see ei tähenda seda, et meil nagu seadusandlus on juba siis vastavaks tehtud, et kindlasti Riigikogul on veel millega tegelda ka pärast suvist vaheaega. Ja, aga see on esimene samm on tehtud ja tegelikult me tegutseme kiiremini kui Euroopa Liit, sellepärast seal ainult valmistatakse vastav määrus, et me tegutseme etteruttavalt, aga kindlasti oli võimalik sellega alustada tegeleda juba, ma ei tea, aasta või 2 aastat varem. Aga ma tänan sind, selline oli meie siis viimane podcast selles hooajas ja kohtume taas augustikuus ja vaatame, mida toob meile poliitiline elu sel suvel. Aitäh, Mari, head suve! Head suve sulle ka, aitäh!